No siin on ikka mitu aspekti. See on juba läbi käeline tegevus juba ise käivitab sul niisuguse inspiratsiooni ja loomingu. Sageli on niimoodi, et mõttega nagu ei tule, aga nagu sa võtab pliiatsi, konkretiseerub ja see on nagu omavahel seotud, aju parem poolkera ja käelisus, et see on niisugune koostöö. Eks see mõnu kaas on nagu teatav niisugune meditatiivne tegevus. Süvened sellesse ja hakkab, teab, kus see asi hakkab ilmestuma, idee. Niimoodi see on olnud ja läbi aegade, kui vaatad juba vanad meistrid juba ajaloost, Vitruvius ja suurepäraselt neid pilte, joonistused, eks ole, ja Michelangelo ja Vinci. Omadki siin klassikud, eks ole, Eestis ja ongi neid ka vaadatud, et Saans ja Burman ja väga hea käega olid. Akvarelle tegid oma projektidest, ilus oli vaadata, tõeliselt kunstitööd olid. Ja niimoodi me ise ka, meie Tallinn School just oligi nagu vaatas ajaloolist niisugust tausta ka või minevikku, et seda sidet saada. Ja armastasime kõik seal joonistada, just nimelt. See tunne on ka sees, see on väga oluline. Võib-olla arvutis seda tunnet on raskem edasi anda, see on peen asi, sest ma ei saagi aru, aga mõni saab seda. Et just seda isiklikku käekirja ja seda, eks ole, et see tuleb nagu sinu hingest ja seestpoolt. Pliiatsiga ja selle läbi käelisusega on see paratamatult tuleb. Just see isikupära. Sageli just see arvutimaailmas võib-olla ühdlustub või nagu väga ei eristu, eks ole, ühe käekiri, teise käekiri, aga ikka tuleb, aga on seda vist keerukam teha. Meile meeldis joonistada plaane ka, vaat see on vahva, et sa joonistad plaane ja plaan on ka nagu niisugune geomeetriline kujund, et tal on ka oma ilu, eks ole. Õpetajad rääkisid plaani ilust ikka, see mulle meeldis, sest ta on ka komponeeritud ja kompositsioon, et ta on nagu märgiline või mida iganes. Et see plaani ilu, et sellele nagu rõhuti, ja siis me joonistasime plaane ja see on hästi kena oli. Sõlmi ka, muide. Arhitektuursed sõlmed, et see Jänes oli hea sõlmejoonistaja, ma mäletan. Ta valdas seda ime hästi. Majal koosnebki sõlmedest, eks ole, et see ongi nagu detail, üldistamine ja detailist jälle üldisele ja sõlmedest jälle tulevad niisugused huvitavad kohad ja et see on niisugune põnev kõik. Ja see kõik käis pliiatsiga käsitsi. See pliiatsiga oli hea ka, et sul ei olnud vaja ju mingeid arvuteid midagi. Sattus mingi paberinurga peale, hakkasid joonistama. Võtsid oma kalkatüki põuest ja hakkasid joonistama kuskil või bloknoodi, eks ole. Igale poole said teha. Kui aega saan tulevikus, siis hea meelega hakkan veel joonistama lihtsalt meenutusi või mingid fantaasiat, et kui tööotsad lõppevad, sest see amet on ikka ju niisugune pingeline ja seda loomingalisust on ikka kõik need nõuded, mis on vaja täita on, eks ole, seda on niivõrd palju kohustusi, eks ole, aga kunagi võib-olla saab veel niisugune oma teostamatuid ideid näiteks, mis peas on olnud ja neidki kas või joonistada üles. Et neid on palju. Arvan, et kui arhitektid ei joonistaks, siis nad ei olekski arhitektid, et see kõige esimesed ideed ja asjad, vähemalt mina olen harjunud nii, et pannakse vaba käega ikka kuskile paberinurga peale ja siis hakatakse seda edasi arendama, kui asi ostutub sobilikuks. Aga niisugustest väikestest sodimistest teinekord saad kohe aru, et see ei lähe kuskile, et ei ole mõtet pikemalt teha, et teeme siis juba mingisuguse uue katsetuse. Aga eks kindlasti võib-olla mingi osa arhitekti nagu andekusest võib jääda nagu realiseerimata selle tõttu ka ja teinekord võib-olla
võib-olla otsustusprotsess on kuidagi teistsugune, et ma tõesti ei kujuta ette, et ilma niisuguse eelsodimiseta midagi hakata tegema, sest muidu ma võin lihtsalt liiga palju aega ära kulutada niisuguse töö peale, mis hiljem osutub tarbetuks. Joonistamine on nagu selline mõtlemise kiirendi või mõtlemise pikendus, et kuna arhitektid ju nagu sõnades ei mõtle, nad mõtlevad ikkagi nagu piltides, kujundites, mingites ruumifragmentides, et siis see on kõige loomulikum mõtlemise viis on see, et pliiats on käes ja pliiats liigub samal ajal, kui peas mingid mõtted tekivad. Ma mõtlen ikkagi tõesti, kui häbi öelda vaba käega välja need asjad, mis ma nagu tahaksin üldse selles ruumis nagu teha, tähtsamad punktid ja mis nagu jääb, ma kujutan juba ruumis ette, mis jääb nagu nähtavale, mis on nagu kõige tähtsam punkt, mis pole nii tähtis, et ma oskan juba nii palju, kuna on mul kogemusi kahjuks liiga palju, siis ma oskan juba seda nagu ette programmeerida, et ma ei tee kõike ruumi ühe tugevusega või ühe tähtsusega. Aga miks mulle see väga meeldib ka, see käsitsi tehtud, sest kui olid Inglismaal Londonis need olümpiamängud, mul jääb nii väga meelde, kuidas saad aru, seal oli üks niisugune uhke kaarestik ja kuidas need arhitektid seda nagu välja mõtlesid, täpselt käsitsi, täpselt nad ehitasid selle niiviisi oma projektides peal, niiviisi sisseldasid niiviisi seda ja siis pärast tulid need tehnikud, siis tulid insenerid, kes tegid selle joonise pealt kõik need inseneri lahendused ja digitaliseerisid seda ja mulle see nii meeldis, et ma ei ole mitte ainult üksinda ja ma usun, on teisi ka küllalt, kes niiviisi teevad käsitsi. See niisugune põhimõtteliselt on joonistamine ja kirjeldamine läbi joonistamise on arhitekti üks peamiseid ülesandeid, kuidas üldsegi ruumi visualiseerida, sest et olukorda, kus arhitekt läheb käed taskus ehitusplatsile, ütleb, et tehke nii ja tehke naa. Tegelikult tänapäeval enam üldse ei saagi eksisteerida. Et see on alati selline informatsiooni ülekandmise meetod, et sa paned ruumi paberile kirja või sa joonistad ruumi ülesse, et seda järgmisele ja ülejärgmisele inimesele, kes siis sellega midagi pihta peab hakkama edasi kirjeldada. Karl Burman, tema looming meeldib ikka. On meeldis tol ajal ikka see just niisugune jugendlik ja hästi rikas ja tema majad kui kunstiteosed tõepoolest mulle väga meeldisid, imponeerisid. Ja Vene konstruktivism ja me vaatasime ka seda hoolega, eks ole, et seal olid ka kõvad joonistajad kõik. Nii et niisugune traditsioonide jätkamine ikka oli. Allan Murdma tegi super. Küll mulle meeldisid nad olid nii ekspressiivsed, nii võimsad. Ta päris suurelt tegi ja ta oli ikka ületamatu. Tema perspektiivid olid võrratud, mis tema tegi. Ta oli üliandekas selle koha pealt. Ületamatu lemmik oli Uno Tölpus, kes oli hiilgav joonistaja ja karikaturist ja rääkimata arhitekti oskustest ja võimetest, mis tal kahjuks lühikese eluea tõttu jäid suuresti realiseerimata. Sinna Erkisse läksin, siis oli minu arust neid arhitektuuritudengeid oli 24 tükki üldse kõikidel kursuste peale kokku. Ja kursused oli 6. Ja siis õppejõud olid head juhendajad, aga ka kaasüliõpilased vanematelt kursustest olid väga head juhendajad teinekord. Aga kui tuli Uno Tölpus, siis hakkas see õppemetoodika kuidagi teistmoodi. Ta tuli ja istus su kõrvale ja võtsime siis läbipaistvad paberilehed ja hakkasime seal peal siis sodima niimoodi. Kord sodis tema, kord mina ja niimoodi see asi siis käis ja teinekord tund aega. Ja siis ta läks järgmise tudengi juurde ja kordus jälle sama
ja niisugune väga vahetu ja siiras kontakt ja vaatad, et kuidas professionaalne arhitekt, kuidas ta mõtleb ja mismoodi ta siis seda paberile püüab panna ja et see jättis väga sügava mulje. Ma olen vaadanud nagu, kuidas teised arhitektid joonistavad, mis mulle on nagu muljet avaldanud või ka hämmastama pannud, sest ma ise ei ole tegelikult nagu kuidagi eriti hea joonistaja. Et see on lihtsalt või noh, ma ei ole selline, et ma hakkaks ühest paberinurgast joonistama ja siis saakski nagu mingi tõetruu pildi valmis, nagu mõned arhitektid on. Kui ma mõtlen nagu joonistusele, siis mind ükskord väga üllatas, kuidas Paco Ullmann joonistas. Et tema on selline arhitekt, kellel nagu käsi paigal ei püsi, kui ta ei ole võimeline nagu minu arust istuma niimoodi. Noh, ma võin isegi nagu nädal aega mitte joonistada, võib-olla isegi 6 aega, aga Paco on selline, et ta ei, minu meelest tal nagu, kui ta maha istub, siis ta hakkab käsi liikuma, tal peab olema nagu paber seal käe all ja siis lihtsalt see paber täitub. Ja ma ei tea, kas seal midagi arhitektuurset ka on, aga see, mis mina olen näinud, see nägi päris ilus välja, kuigi seal nagu otseselt midagi nagu äratuntavat ei olnud. Aga siis on päris huvitav ka, kuidas minu kolleeg Indrek Peil joonistab, sest temale meeldib väga nagu päädis joonistada, mis arvatavasti võib-olla nooremate puhul on ka igasuguseid variante, kuidas digimaailma nagu üle kolib see joonistamise meedium ja tema lemmikmeetod on ikkagi nagu näpuga ja selle ekraani peal. Ja tema veel on selle poolest huvitav, et ta joonistab vasaku käega ja kirjutab parema käega ja puhtteoreetiliselt ta võib ka mõlemad korraga teha. Ja ta võib ka hädakorral ka väga kiiresti võib ka mõlema käega joonistada. Et see oli lihtsalt huvitav selline fakt. Üks sümpaatsemaid tegelasi, just nüüd, keda me oleme viimasel ajal avastanud, tuleb üllatuslikult hoopis 60-ndatest selline inglise arhitekt nagu Cedric Price, kes tegelikult oligi paljuski paberarhitekt, aga ta tegi seda kuidagi väga südamest ja väga ausate vahenditega, et ta ei joonistanudki oma projekte siis nagu nüüd lõpuni, vaid ta joonistas need siukse visandi tasandile ja miksis erinevaid tehnikaid kokku ja see kuidagi siukse kontseptuaalse joonisena on hästi tugev ja hästi mõjuv, mis mulle alati nagu tundub sümpaatsem ja siuke mõte, et visand võib olla mõjusam kui kaante vahel saadud projekt, sellepärast et ta on hästi kiiresti tehtud. Ta on kogu see värske mõte sees ja ta on hästi selgesti kohe loetav ka nagu. Selles mõttes, et tema projektid ongi kõik paljuski jäänud paberile erinevatest tehnikatest. Ta on käsitsi visandanud, siis on seal mingisugused 60 supergraafikat vahel, niisugust piinlikult täpselt tehtud rapiga detaile sinna juurde, et see on nagu hästi niisugune rikas maailm. Aga puhtalt neid visandeid vaadates saab nagu hästi palju infot. Rohkem kui mingisugust ühte projekti nagu lõpuni läbi joonistada. Ta on õpetav ja ta on, sõltub juba su lapsepõlvest, eks ole, millal pliiatsid ja paber kätte anti ja eks ta nii tuli. Mul endal oli, isa oli paberitehnoloog ja paber oli alati kodus, paremat paberit ja siis pandi varakult ja joonistama ja tegema. Et selles mõttes nagu tuli nii loomulikult kõik, et ma tahtsin joonistada, ma oleksin graafikuks ka õppida ja niisugune mõte oligi, aga sattus niimoodi, et arhitektuuri peale, aga väga hästi, pole hullu. Õpetajad meil Volberg ja Kuusik oli ja nad olid ju kõik suurepärased joonistada, nad nõudsid lausa. Nõudsid häid perspektiive, käsitsi joonistatud ja Tarvas õpetas seal kujutavad geomeetrat. Õppis ühe niisugust just neid perspektiiive tegema, nii-öelda 3D pilte käsitsi. Ja läbi selle harjutamise ka treenisime silma ja juba polnudki vaja konstrueerida ja vaatad ja joonistada ja juba kõik perspektiiv ja kõik klapib, eks ole. See on ka käe ja silma treening. Joonistamine oli ju väga tihedalt joonistamistunnid ja linnavaated. Üks väga oluline punkt oli just arhitektuuri joonistada. Perspektiivi joonistada. Mingisugune alge vist peab olema, aga
aga eks see on kõik arendatav ja juba Erkis ja seal olid väga head oma eriala tundvad inimesed. Et nagu jah, jäi meelde Alex Kütt, eriti kes oskas nagu tehtavaid ülesandeid näha arhitekti pilguga, et mida arhitekt peaks nägema. Kui me käisime kuskil linna peal joonistamas, et kuidas me neid inimesi ja asju seal skitseerime ja mida me tähele paneme ja mida me teisejärguliseks peame ja kui kiiresti me seda teeme ja kõik sellised asjad, et see oli suurepärane koolitus. Ja meil olid head õppejõud Väino Tamm ja Vello Asi, kes nõudsid meilt väga perfektseid esitusi ja Leila Pärtepoeg, kelle planšetid, kui me kõik käsitsi tegime, vaadati üle, nõuti kõike. Mul on nii meeles, kuidas ma 4 korda tegin oma mingisuguseid, kui ma olin päris esimesel või teisel kursusel, tegin ringi oma planšette, siis neile ei meeldinud ja ma ise olin ka hädas ja siis tegin 4 korda, lõpuks siis sain nagu, et nad ütlesid, no hea küll, nüüd võib hindamisele esitada, nii et kõik on oma vaevad ja asjad nagu üle elanud, igasugused niisugused probleemid, aga kool oli tõesti see, mis andis meile väga hea selle aluspõhja, väga head selle joonestusoskuse just joonestamiseks, et meil oli see väga tähtis ja ma olen tänulik siia saadik praegu oma õppejõududel, kes olid väga nõudlikud, väga kurjad isegi natukene heas mõttes ja tänu sellele see kogu aeg arenes, me muutusime päris nagu osavateks pärast. Mina läksin kooli, siis räägiti, et joonistamine on õpitav. Aga see, mida sa joonistad, on pigem nagu see, et mis sinna paberile pärast saab, on natuke nagu keerulisem. Maha joonistada midagi on õpitav, aga see, et ise midagi uut toota, mis nagu visuaalselt nagu kuidagi eristub, et see on natuke keerulisem protsess kui lihtsalt nagu õpitav joonistamine. Võib-olla see ongi see, et kuidas nagu eristada head arhitekti, kes suudab ise midagi uut paberile luua, mis näeb ka värske ja uudne välja. Ei pruugi joonistada. Kuivõrd mõttemaailm või kogu see on natukene võib-olla teiseks. Me võib-olla sidusime seda arhitektuuri suurel määral nagu kunstiga, kujutava kunstiga, ütleme niimoodi, eks ole. Ja meil oli ka niisugune skulptuur oli ka, me tegime skulptuure ka koolis. Niisugune asi oli ka modelleerimine, eks ole, ja makettide tegemine ja see on hästi oluline. Aga nüüd 3D-d ja kõik ju arvuti peal teeb, nii et. Aga just see käelisuse osa nagu on võib-olla nüüd vähenenud kõik. No ma ei tea, mida noored räägivad, siin on nagu teised. Noored põlvkonnad, kuidas neil on, eks ole, see on nagu huvitav võrrelda. No seda peab nende teiste arhitekti käest küsima, kes asju juba ainult arvutitega teevad, et kuidas nad tunnevad, aga minu arvamus on küll, et peaks nagu ikka midagi paberi peal ka oskama sodida, et eks elu näitab, kuidas asi areneb. Ja ma ei jäbene ka enam üldse seda, et ma käsitsi teen. Vahepeal oli niisugune tunne, et häbi, et ei oska teha neid jooniseid digitaalselt, aga nüüd on niiviisi, et teed käsitsi, saab skaneerida, saab tellijale esitada need digitaalsed joonised, ma ei näe mingit probleemi enam. Aga uued noored tulevad, nad ei teagi öödega ilma käsitsi saad aru joonestamisest. Ma ei tea, kas on hea või halb, seda ütlete teie ajalookriitikud ja kunstikriitikud. Et ma ei tea, ma olen kuulnud, ma ei tea, kas see on õige, et Jaapanis juba hinnatakse jälle käsitsi joonestamist arhitektid, et ma ei tea. Ma arvan, et see oleneb inimesest, tema harjumusest, mis talle nagu kõige loomupärasem on, aga kindlasti tekib aina rohkem igasuguseid vaevvorme, kus sa võib-olla alustad pliiatsiga ja lõpetad ekraani peal ja kõikvõimalikke sujuvaid üleminekuid sellest füüsilisest maailmast digitaalsesse maailma nagu skitseerimisel ka, nii nagu on iga muu tegevuse puhul tegelikult tänapäeval.
ja see arvuti asi nagu arhitektuuri sisse murdis, siis võib-olla see esimene arvuti või esimene reaktsioon oli võib-olla see, et see arvuti muutis kõik nagu selliseks isikupäratuks või kõik nagu ühtlustas ära nagu selle väljundi. Aga ma arvan, et see etapp hakkab nagu mööda saama ja eriti võib-olla tänu sellele, et tekivad need et seda arvutit ei võeta nagu selle mingi ühe programmi keskselt või mingisuguse ühe ülesande keskselt, vaid ta on lihtsalt, ta on samasugune vahend, ta võrdsustub praktiliselt mingisuguse muu pliiatsi või muu vahendiga, kus tegelikult see isikupära ja oma sõnumi edastamine vastavalt siis sellele sõnumile muutub nagu sama loomulikuks kui käsitsi see kunagi oli. Mis siis nüüd nagu veel järgmine põlvkond räägiks, et ega ma seda ei teagi või kuidas nende jaoks see olukord veel nagu muutunud on. Ma arvan, et see on väga oluline ja ma arvan, et see ei saagi, ma enda praktikast näen, et see ei saagi ära kaduda, et see esimene idee peab tulema hästi ruttu, hästi kiiresti ja tihtipeale, kui ma tagasi vaatan mingitele projektidele, siis esimesed visandid tegelikult on hästi olulised ja hästi täpsed tegelikult. Et kui vahepeal on mitu aastat mööda läinud ja projektis on kõik maailma mured ära lahendatud ja erinevaid asju proovitud, siis avastad mingi ühe esimese pildi, kus tegelikult kõik see on olemas. Selles mõttes, et see esimene visand ja sellel tasemel projekti vaatlemine ja ka sellesse visandisse uskumine, ma arvan, et jääb endiselt alles. Et lihtsaid ideid lihtsalt kirja panna, ma arvan, et see joonise vormis, et see on, ma arvan, väga oluline, isegi omaette virtuoossus, et ennast nii palju usaldada, et see, mis ma nüüd lihtsalt kirja panen, see ka toimib. Et see tuleb, ma arvan, teatava kogemuse ja teatava praktikaga, sa õpid oma visandamise oskust ise rohkem usaldama. Et see ei ole nii, et ma joonistan niisuguse naivistliku kribu ja ütlen, et okei, et keegi niikuinii midagi aru ei saa ja maja ka sellest ei saa. Et see pigem on see, et sa ise usud sellesse joonisesse, mis sa oled teinud, et siis tekib ka see teatav see projekt sinna taha, et sa saad alati selle visandi juurde tagasi tulla ja vaadata, ka siin on see kvaliteet olemas, et püüaks selle juurde jääda. Ma arvan, et see jääb alati alles, seda ei saa arhitektilt kuidagi ära võtta.